USA kongress võttis esimest korda viimaste kuude jooksul vastu lihtsalt pretsedenditu otsuse USA ja Iisraeli sõja kohta Iraani vastu. USA senat toetas häälteenamusega resolutsiooni arutamist, mis võib sundida Donald Trumpi lõpetama sõja Iraani vastu, kuna kõik USA presidendi sõjalised volitused on juba ammu lõppenud. Ja siin on märkimisväärne, et mitu vabariiklast ühinesid demokraatidega selle resolutsiooni edendamisel, mida vabariiklik partei oli tegelikult mitu kuud blokeerinud. Aga mis selle resolutsiooni taga tegelikult on ja kas see tõesti võib sundida Donald Trumpi kas küsima kongressilt luba sõja jätkamiseks või selle sõja täielikult lõpetama? Üldiselt uurime seda küsimust koos. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like, kirjutage oma kommentaar ja sõbrad, liituge minu Telegrami kanaliga Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Samuti on video kirjelduses link minu ainult ukrainakeelsele YouTube'i kanalile, nii et kui soovite vaadata minu eraldi saateid ukraina keeles, siis kindlasti minge sinna ja tellige. Ja toetage täiesti uut ainult ukrainakeelset YouTube'i kanalit. Niisiis, eelmisel päeval juhtus USA kongressi senatis midagi uskumatut praeguse võimu jaoks. Senat nõustus arutama seaduseelnõu, mis kohustab USA presidenti Donald Trumpi lõpetama sõja Iraanis või saama kongressilt loa selle jätkamiseks. Asi on selles, et demokraadid on püüdnud sellist resolutsiooni läbi suruda juba 7 korda. Ja kõik 7 korda on vabariiklased selle blokeerinud. Lihtsalt blokeerisid ehk siis isegi ei lasknud seda hääletusele panna. Aga resolutsioon jõuab lõpuks senati saali pärast seda, kui mitu vabariiklast ülinesid demokraatidega selle resolutsiooni edendamisel, mida vabariiklased olid mitu kuud blokeerinud. Senaator Bill Cassidy, kes on vabariiklane Louisianast ja kaotas eelvalimised just sel nädalavahetusel pärast seda, kui Trump sisuliselt seadis endale eesmärgiks just tema lüüa saamise, sai oma partei viimaseks liikmeks ja muutis oma seisukohta ning asus demokraatide poolele, püüdes piirata presidendi sõjalisi volitusi. Muidugi on Cassidil isiklik solvumine Donald Trumpi vastu, sest sisuliselt just tema ajendas teda eelvalimistel kaotama. Ja see koos mitme teise vabariiklase puudumisega hääletuspäeval osutus piisavaks, et resolutsioon edasi liikuda. Hääletus lõppes tulemusega 50 poolt ja 47 vastu resolutsiooni vastuvõtmise kasuks, mis võimaldab seda arutada ja panna hääletusele lähinädalatel. See oli demokraatide ja ühe vabariiklase 8. katse piirata Donald Trumpi sõjalisi volitusi alates sellest, kui ta alustas sõjalist kampaaniat, mis on kestnud juba 3. kuud. Ja mida enamiku Ameerikaste arvates poleks ta üldse pidanud alustama. Ja kui ma räägin sellest, et enamik ameeriklasi arvab, et seda sõda poleks üldse pidanud alustama, siis see pole minu väljamõeldis, vaid arvamusküsitluste tulemused. Selleni jõuame natuke hiljem. Senator John Fetterman Pennsylvaniast oli taas ainus demokraat, kes hääletas koos vabariiklastega selle eelnõu vastu. Samal ajal kui Cassidy oli üks 4 vabariiklasest, kes toetasid demokraate ja aitasid selle eelnõu edasi liikuda. Pärast hääletust ütles Cassidy, et Trumpi administratsioon, tsiteerin, jättis kongressi operatsiooni eepiline raev osas teadmatusse. Ja nüüd toon täpselt Cassidy tsitaadi. Cassidy. Louisianas olen kuulnud inimestel muret sõja pärast, sealhulgas president Trumpi toetajatelt, kes on selle sõja pärast mures. Kuni administratsioon ei anna selgust, ei saa kongressi luba ega pikendamist õigustada. Muide, Trump on juba otsustanud ja kiirustas vastama sellistele nagu Cassidy ja neile, kes mingil põhjusel on Iraani vastase sõja pärast rahulolematud. USA president Donald Trump teatas, et ameeriklased ei toeta sõda Iraanis ainult seetõttu, et nad lihtsalt ei saa aru, mille nimel seda üldse peetakse. Edasi tsiteerin Donald Trumpi. Mulle öeldakse, et sõda on väga ebapopulaarne, aga mina arvan, et see sõda on väga populaarne, sest me võitleme selle nimel, et Iraanil ei oleks tuumarelva, millega nad võisid näiteks Los Angelest hävitada. Kui me seletaksime seda inimestele, aga teate, mul ei ole aega seda seletada, sest tegelikult juhin ma seda sõda. Minu jaoks ei ole üldse oluline, kas see sõda on populaarne või mitte, sest USA peab seda tegema. Tahan märkida, et eelmisel nädalal kasvas vabariiklaste skeptitsism president Donald Trumpi tegevuse suhtes Iraani konflikti osas.
Osaliselt seetõttu, et Trump eiras seadusega kehtestatud tähtaega, mille jooksul tuli kongressilt saada luba sõjategevuse jätkamiseks pärast 60 päeva möödumist. Nii esindajate kojas kui ka senatis lükati sõjaliste volituste resolutsiooni vastuvõtmise katsed napi häälteenamusega tagasi, kuigi rahulolematus kasvas. Lõpuks teisipäeval senaatorid Lisa Murkowski Alaska osariigist ja Susan Collins Maine'ist mõlemad lükkasid tagasi Trumpi administratsiooni väite, et habras vaherahu USA ja Iraani vahel pikendas 60 päevast tähtaega. Liitusid senaator Rand Polluga Kentuckist, kes oli välismaise sõjalise sekkumise vastu ja hääletasid koos demokraatidega seaduseelnõu arutamise poolt senatis. Aga ma märgin kohe ära, et praegu ei ole selge, millal senat saab hääletada sõjaliste volituste resolutsiooni üle, mis isegi siis, kui see mõlemas kongressikojas heaks kiidetakse, jääb ikkagi peaaegu vältimatult presidendi veetot ootama. 3 vabariiklasest senaatori, Tommy Tubervilla, Tom Tillise ja John Cornyn'i puudumisel ei suutnud enamus seda resolutsiooni tagasi lükata, nagu seda on tehtud juba 7 korda alates sõja algusest. Siiski, vabariiklane Casey keeldumine osalemast tõi kaasa selle, et resolutsiooni vastuvõtmine sai veel üheks märgiks vabariiklaste kasvavast vastuseisust Trumpi tegevusele seoses konfliktiga ja tema keeldumisele kongressiga selles küsimuses koostööd teha. Demokraadid on juba mitu kuud väitnud, et sellise meetme vastuvõtmine annaks Trumpile signaali, et avalik arvamus selle operatsiooni suhtes on märgatavalt halvenenud. Oodati, et esindajate koda hääletab lähiajal sarnase seaduseelnõu üle. Eelmisel nädalal lükkasid selle koja seadusandjad napilt tagasi sõjaaegseid volitusi puudutava resolutsiooni, kuna hääled jagunesid võrdselt. Pärast seda, kui 2 vabariiklast, kes olid pettunud, et president eiras seadusega kehtestatud tähtaega kongressilt loa saamiseks sõjategevuse jätkamiseks pärast 60 päeva möödumist, asusid lihtsalt demokraatide poolele, et seaduseelnõu edasi viia. See tähendab, et nii senatis kui ka esindajate kojas ilmub järk-järgult vabariiklasi, kes lähevad Iraani vastase sõja küsimuses demokraatide poolele. Ja siin muutub Donald Trumpil järjest raskemaks ameeriklasi veenda, et sõda on vajalik. Ta ütleb, jah, kõik peavad seda ebapopulaarseks, aga mina olen kindel, et see on populaarne. Seda väidet on üha raskem maha müüa. Tänase seisuga ületab bensiini keskmine hind kõigis 50 Ameerika Ühendriikide osariigis $4 galloni kohta. Ja 7 osariigis on see juba ületanud $5 galloni kohta. Bensiini keskmine hind kogu riigis on praegu $4,56 galloni kohta. See tähendab $4.56. Californias on registreeritud kõrgeim bensiini hind $6.15 galloni kohta. Georgias on kõige madalam hind $4.01 galloni kohta. Ehk siis igal juhul on kõikjal hind juba üle $4. Ja siin tuleb mõista lihtsalt hämmastavat statistikat. Bensiini gallooni keskmine hind kogu Ameerika Ühendriikides on selle sõja alguses tõusnud 53 sendi võrra. Ja on märke, et olukord võib märkimisväärselt halveneda. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta meeldinuppu vajutada. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse mõne lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses, või QR-koodi kaudu teie ekraanidel. Tuletan ka meelde, et tellige minu ukrainakeelne YouTube'i kanal. Link sellele on samuti selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!